No tšau, Kaidi siin. Täna ma olen jälle vee peal ja ma loen teile sellist raamatut. Poiste aabits. Kontra ja Nemvalts on selle kokku pannud. Kas sa oled sellist raamatut juba lugenud? Siin on luuletused ja nad on nii mõnusad, nii mõnusa rütmi ja sõnadega. Et ma tutvustan sulle natukene siis seda. Väike mees, küll väljast väike, seest ta seest suur kui päike, sest nii palju mõttekäike mahutab ta pääke väike. See raamat on tähestiku raamat. Ja siin tuleb juttu igasugustest tegelastest. Näiteks, oi kui kena vaadata seda rõõmsat tähestikku, tähed kindlas järjekorras, sõbralikult lähestikku. Nii on suurim lust ja mõnu nendest moodustada sõnu. Mis sõnad sina ära tunned? Kas leiad üles, kus on elevant? Või luukere? Või draakon? Või auto? Ja vaata, isegi Pegasus. Pegasus on tiibadega hobune. Loomulikult on tähti palju ja luuletusi on siin raamatus ka väga palju. Aga alustame A-tähest. Ahvid olid varastanud aidast ATV, aga neil ei halastanud aukudega tee. Tagumikud valusad, nüüd nad armu paluvad. Järgmine täht, millest me siin juttu on E. Vaadake, kui palju E-tähti on selle jutu sees. Kui ma loen, siis kuula, kas sa jõuad kokku lugeda, mitu E-tähega sõna siin on. Elevant, kes elab ekvaatoril, ehitab oma perele elamut. Kere, tal suur nagu ekskavaatoril, seljas kõik seinad ta kokku on vedanud. Seinas on eelkõige lehed ja ebemed. Need on eriti kerged esemed. Elevant, ekskavaator. Järgmine täht on H. Mis algab H-tähega? Mis siin pildil on? Näljas helikopter keset heinamaad tahtis krõbistada hiiri kui halvaad. Kahjuks haarata ei saanud hiirida. Helikopter ju ei oska hiilida. Aga õhtu hakul habemega härra tema kõhtu hüppas, lennati koos ära. Kuidas see käib? Ma ei oska poiste hääli teha. I. No, milliseid I-tähega sõnu sa siin näed? Juba hakkad aimu saama, millest siin juttu tuleb. Indiaanlane on ilus küll, aga ikka on tal iglus külm. Kuigi peas tal imeline sulestik, kirevam kui ilutulestik.
ikka külmast sinine, ta ihu jäätist limpsidagi vist ei ole isu. Tal on väga külm. No, aga vaadake, mis lumememmed siin teevad. Kasvatavad palmi. Ja järgmine täht on J-täht. Jäljeajaja on julge, kui näeb jalutades jälge. Kohe jookseb mööda jälgi jaaguarilegi järgi. Jõudu jätkub, pole suur töö, jõuda jõuluvana juurde. Hello! Mitut erinevat jälge sa siin lumel näed? Mitu rada seal läheb? Väga põnev. Nüüd tuleb üks mu lemmik. K-täht. Sest K-tähega algab Kaidi. Kaekombaini. Põllul kollast kaera kaksab. Vahel kivikene kolus koliseb. Mees kombaini peatab, lõunat sööma hakkab. Käes on lõunaaeg, kõht juba koriseb. Söögiks krõbe karask, killukene pekki. Mees kombainile kopp-kopp teeb vastu plekki. Millega ta kopp-kopp teeb? Oma haamriga. Kass muidugi on jälle mängus siin. On ju lõbusad pildid. No nii, järgmine on ka väga lõbus. See on L-täht. Mis siin juhtuma hakkab? Ma loen. Lange varjur, kui sa lipsad lennuki pealt alla, ära lasku põllule, ära vilja talla. Lihtsalt üliaeglaselt senikaua lange, kuni maale tuleb talv, lupsad lumehange. Jah, ta võib ju natukene aega seal taevas olla. No nii, loeme M-tähe ka. Mootorrattal väsimata müttad mööda mudast maad, mõnikord ka mõne mätta matsti vastu silmi saad. Muhelevad memm ja taat, oh mis mõnus maskeraad. N. Nolkid nuputasid välja nõnda nürimeelse nalja. Noaga nokitsesid välja, nael kummi seest kõik naelad. Oh, need neetud närukaelad. Okei, ja nüüd on kätte jõudnud O. O on ookeani täht. Ja meie Eesti ja Ameerika vahel on ka ookean. Atlandi ookean. Olgu ookeanil orkaan, aga mina ei ohi, ei oiga. Lainelt kui obadusegi saan, oskan ju osavalt rooli hoida. Hoian nii ontlikult, sirgelt ja otseda. Laeva peal ükski onu ei oksenda. See on ikkagi poiste aabits.
ja siin peab rääkima poiste jutte. Põh. Pühapäeval õues oli palju tuulemüha. Purilennukit ma proovisin siis teha. Lennukile peale panin punavalge purje. Paganama naljakas, sai see põrgumasin. Proovilend mul paraku läks parasjagu nurja. Põllu äärde põõsastesse põmdi põrutasin. Palju põhiga sõnu, eks ju? Ja R. Järgmine on R. Rongirattad ragisevad või? Vaatame, kas Kontra ja Nemvalts mõtlesid midagi muud välja. Ei roni mööda rippraudteed. Opa. Ei roni mööda rippraudteed, küll rongid. Nõnda rasked need. Rippraudtee rongi all teeks raks. On rongil hea, kui rööpaid 2. Siis rõõmsalt sõidab ratata, raudtee ta all ei raksata. Sest raudtee on tugev. Ja see on rippraudtee. Sellega saad sõita suusamäe otsa ja sealt alla suusatada. Ja järgmine täht on S-täht. Sõbralikult sportautot ma silitan. Seda sileda seljalist suksut. Sõitu võita seekord ma üritan, supermootor kui suur süda tuksub. Starti mu sportauto maha ei maga. Sekund ja vastased kõik selja taga. See võib olla mõnus, kui saad nii kiiresti sõita. Vaadake, kui palju autosid siin veel on. Suure auto sees on palju väikeseid autosid. Vaatame, mis siin siis on. Toetun töökoja uksele. Vaatan tohotonti. 1000 autot treileril tuuakse remonti. Kes see tohman toimetas? Nende kallal mõrva. Tankis täis nad silmini, tökatit ja tõrva. Neid töökotta tirima ma tuhinal ei tõtta. Pole 1000 töökätt mul küll kuskilt võtta. No siin on ikka küll väga palju. Vaatagi, sappi tuleb. Kajakas. Kajakas vaatab niimoodi välja, vaatab, et ta vist hakkab minestama. Arvake, mis täht nüüd on? UFO täht. Usute, et UFO-laev välja ujus udust. UFO-nautki unnates tuli ukse ruudust. Uted käisid kuperkuuti. Kutsu kuudis ulgus. Mul kuid UFO-t uurida siiski jätkus julgust. Uskumatu, UFO-naut ei tundunudki jube. Otse peost mul urgitses ussitanud ube. Aga kes siin oli? Kutsu kuudis ulgus. Uted käisid uperkuuti. Aga näed, tema pakkus UFO-le ube. No, poisid on ikka julged küll. Nüüd tuleb V-täht. Ja siin on selline jutt. Videvikus värisen, mu voodil vedrud vinguvad. Vaimud nagu virmalised aknast vastu vilguvad.
Vastas seinas avanevad võikad põrguväravad. Võrridega sealt vampiirid voodi juurde vuravad. Valge vaiba laotavad seal, söövad verivorsti siis. Väikseid vereplekke näen, kui valgeks läheb. Kell saab 5. Verivorst. Verivorst vaibal. Nüüd tuleb õõtäht. Õhupalliga sa hõljud taeva all. Tõused kõrgemale, põnevat näed kõike. Vahel kõvemini kõigub õhupall. Sul on mõnevõrra kõhedam. Mõtled, miks ei jäänud ma õõtsuma? Võrkkiike. Kas sa võrkkiike näed? Kas sina ka olid maal ja käisid võrkkiigega kiikumas seal? Nüüd tuleb mu lemmik. Ä-täht. Väike kärbes ässa mängis. Jäätist ääreni täis ämbris. Ägisedes jäätist näsis. Äkki päris ära väsis. Ei saanud välja enam ämbrist. Kärbse ära päästis ämblik. Anna käsi. Teate, mis Speedy teeb? Speedy tuli siia praegu. Speedy. Lehvita lastele. Öö. Öötäht. On öövahil ööbinokkel. See on tema trump ja jokker. Öösel öövaht näeb, kus röövlid lömmi löövad köögimööblit. Öövaht võtab röövlil nööbist, teatab politseile röövist. Speedy, sa üllatad mind. Ta ei käi tavaliselt siin parve peal, aga praegu ta võttis julguse kokku, sest talle vist meeldib teiega aega veeta. Vaatan, kas ma saan näidata. Tasakesi. Nii. Üleloomulikud võimed, kui astud hirmust üle. Nii, nüüd loeme Ü-tähte. Üliväga tahaks üleloomulikku jõudu. Ülemeelikult siis laseks ülespoole liugu. Tuule ümbert kinni hoides päikse kiirel püsiks. Üle heli kiirusega ülbelt üles rühiks. Üllataks üht lennukit, ükskõik kust teda sügaks. Pilve tupse ühekaupa ühtlasemaks pügaks. Vaata, kus ta lendab, käärid käes. Pilvi pügama. See on täitsa tore mõte. Nüüd on sellised tähed ühes luuletuses koos, mida ennem ei olnud. B ja D ja G. Nende tähtedega eesti keeles väga palju sõnu ei alga. Garaažis aru pidasid Boamadu ja Draakon. Miks bussil liiga suur bensiinikadu ehk lagunenud paak on? Siis libises Boamadu bussi alla ja jäigi voolava bensiiniduši alla. Vaesekene. Nii. Teate, mis nüüd tuleb? C, F, Q, Š, Z, Z, 2V, X, Y.
aga luuletus ise on lühike. Luksuslaev Queen vedas 50 emist lõunaajaks Chicagost New Yorki. Zombid, kus šokolaadist ja džemmist miksisid kokku fantastilist torti. Väike Ameerika sugemetega luuletus. No nii, olemegi raamatu lõppu jõudnud. Ja siin raamatu lõpus ei ole mitte ainult siis numbritest, ainult tähtedest, aga on numbritest ka juttu, nii et selline väike luuletus numbrite kohta. Numbrid kõikjal meie ümber, üks on päris väike number, temast poole suurem 2 on, 3 vaevalt tõsta jaksan. Läheme nüüd teeme luuret, et mis numbrid on kui suured. Vaata. Selliseid asju sa oled vist aabitsas varem ka näinud. Ära endal autot osta, kui sa hästi veel ei oska, liita ega lahutada. Sa ei tea ju, palju sõpru suudad autos mahutada. Siin on väiksed tehted, mida saab siis arvutada. Väga lõbus raamat. Üks mu lemmikuid, mida ma lugesin Sädele ja Sajanile väga mitu korda. Linnud kisavad. Okei, aga meie näeme juba varsti. Nii et mõnusat päeva teile. Tšau!